Kui sellele planeedile saadetakse kõrgemalt arenenud olendeid, antakse neile plaan ja ülesanded konkreetse planeedi arendamiseks. Nende ülesanne on seda plaani täita, kanda vastutust kõige eest, mida nad teevad ning osaleda seeläbi evolutsiooniprotsessis. Nii oli ka sellel planeedil. Ja tohutu hulk aastaid, 330 000 aastat teenisid nad sellel planeedil. Neist 300 000 aastat olid nad ustavad ja pühendunud. Ja tõepoolest inimkond, kes evolutsioneerus looma tasemelt, tõusis kõrgemale tasemele. Inimene ise evolutsioneerus sellel planeedil iseseisvalt 500 000 aastat. Alles pärast seda saabusid siia vaimsed isiksused, kes hakkasid tegelema kogu planeedi arenguga. Jah, nad kuulutasid end jumalateks ja seda nad ka olid. Oma intellekti, vaimse seisundi ja mõistuse arengutaseme poolest ületasid nad muidugi selle aja inimesi, kes siin elasid. Nad alustasid sellel planeedil tõsist tööd. Nende ülesanne oli õpetada muistset inimest külvama ja saaki koristama, loomi kodustama, toitu valmistama, luua kultuuri ja hariduse ja vaimse hariduse tase, luua kirjasüsteem, ühesõnaga teisisõnu planeedil elavaid inimesi arendama. Kuid hiljem, kui toimus mäss ja Lutsifer kuulutas välja oma seadused, langesid ka sellel planeedil valitsenud juhid ning hakkasid järgima niinimetatud Lutsiferi seadusi ja reegleid. Kuidas siis sellistele olenditele andestatakse? On andestatud ja saab edaspidi andestada. Ja mis üldse toimub nendega, kes põhjustavad nii tõsiseid hävitusprotsesse, nagu juhtus kohalikus süsteemis. Muide, see oli juba 3. mäss universumis, mida te tunnete nime all linnutee, kuid see oli kõige hävitavam ja tõi kaasa väga palju ränki tagajärgi. Mis siis juhtus? Ütlen nii, nagu see on. Kui kõrgema vaimse taseme ja arenguga olend langeb, kuid hiljem mõistab oma langust, teadvustab oma vead, kahetseb ning astub eksimuste parandamise ja edasise evolutsiooni teele, siis antakse talle tema eksimused andeks. Kuid selleks peab ta läbima teatud ettevalmistuse kooli, kus ta peab end edasi arendama, enda kallal töötama, et mõista oma eksimuse põhjust ja miks ta eksis ja miks ta käitus nii, mis tõi kaasa hävitavaid protsesse erinevatel planeetidel. Kui see toimub, suunatakse sellised olendid keerulisematele planeetidele, kus nad läbivad oma niinimetatud katsumused. Nad peavad nägema teiste kannatusi ja ka ise kannatama, et mõista, ümber hinnata ja teadvustada oma vigu ja eksiarvamusi. Nad ei lange mitte sellepärast, et nad oleksid pahatahtlikud, vaid seetõttu, et neil puudub kogemus, piisav oskus elu loomiseks ja kujundamiseks kosmoses. Seetõttu saadetakse nad planeetidele, kus nad omandavad selle kogemuse ja arusaamise. Siis saabub teadvustamine ning nad pöörduvad tagasi oma evolutsioonilisele teele ja liiguvad edasi.